Raamatu Leegitseval piiril autorite sõnul leiavad paljud faktid ja meenutused üldse esimest korda kirjasõnas äramärkimist, mis teeb selle teose ainulaadseks, ehedaks ja eluliseks. Kuna ta on ajalooline raamat ja meie taasiseseisvumise teemat kirjeldav ja elu kirjeldav selle algaegadel, siis on hea, me leiame, et kui Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts, kes seda siis kingib, kes selle raamatu on toimetanud ja annab siis nii-öelda Eesti Vabariik 100 nimel need Tallinna koolidele. Fotode valik on suur, see on võib-olla koolilastele kõige parem näha kõike seda oma silmaga, mida nii väga ei olegi eksponeeritud, nagu barrikaadid, nagu kõikvõimalikud rünnakud, kaitse, piirile minek. Nii et ma arvan, see on üks põnevam ajajärke kogu meie Eesti taasiseseisvumisel. Missugune oli teie roll selle raamatu koostamisel? See raamat sai tegelikult alguse näitusest Eesti Sõjamuuseumis, mille me korraldasime 2011. aastal koos härra Henn Karitsaga. Ja näituse lõpetamisel paljud pakkusid välja idee, aga miks mitte sellest ekspositsioonist teha üks korralik raamat. Raamat on suunatud loomulikult kõikidele koolinoortele, kes ajaloo vastu huvi tunnevad, aga mõistagi ka laiemale auditooriumile. Esmajoones muidugi ka nendele inimestele, kes nendest sündmustest osa võtsid. Sellepärast, et seal väga paljud leiavad sealt ennast pildilt ja leiavad tekstist ka oma nime. Ütleme niimoodi, et mingil perioodil see on niisugune ajalookäsitus, nagu vaikis need sündmused üldse maha või rääkis nendest väga pealiskaudselt ja ka teataval määral moonutatult. Raamatu üks autoritest kolonel Henn Karits on täna kell 20.30 ka stuudios saates Täna Pluss.